aprillis läksid lahku oma kauaegsest kallimast Merivelist. Miks te teed lahku läksid? Tuli vist see tähendab siis seda, et mina arvan lihtsalt, et saatus oli selline, et meie mõlemad oleme õnnelikumad lihtsalt, kui me ei ole koos. Selles kontekstis. Me oleme edaspidi väga-väga head sõbrad, ma loodan. Ja saame hästi läbi ja laulame kindlasti koos ja suhtleme edasi. Aga me mõlemad arvasid, et nii on parem. Elu24 kirjutas, et sul on uus Heidi nimeline silmarõõm. Et räägid äkki lähemalt? No, kus Elu24 seda nii täpselt ei teab? Jah, silmarõõmusid on ühele, ma arvan, lookirjutajale ja kunstnikule kindlasti vaja. Et saada uusi ideid, mida rakendada oma muusikas. Tõesti Heidiga me saame väga hästi läbi ja ta on mu silmarõõm. Kas teil on armastus? Ei. Ei. Sa ei armasta teda? Armastus on väga keeruline mõiste ja seda ei saa niimoodi vastata. Praegu on kindlasti seda väga vara öelda. Armastus on lihtsalt midagi enamat kui lihtsalt tunne, ma arvan, see on miski, mida me peaksime koos tundma. Koos peaksime selleni ka koos jõudma. Kas sa Meriveli armastasid? Loomulikult, väga. Kas sina oleksid nõus heategevuse nimel alasti poseerima? Jah. See on... Teile makstakse, eks ole. Ma arvan küll, kui see... Kui alasti. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kui Indrek Alesin teeks sulle ettepaneku võtta kõik oma riided seljast ära ja näiteks Heidiga koos poseerida, siis kas sa teeksid seda? Kõik oma riided seljast ära. Ei, sokid jäta. Väga paljud lugejad tundsid huvi, et kas sa enda arvates pead viisi? Millest üldse laud? Kas sa laulad meile? Ei, mitte täna. Paljud tõepoolest, võib-olla kes ei ole mingil põhjusel mind kuulnud, mitte mingil põhjusel, kes lihtsalt ei ole mind kuulnud, sest ma arvan, et ma ei ole veel suutnud nii palju ja nii kõva häälega laulda, et kogu Eesti rahvas oleks mind kuulnud, siis praegusel hetkel saab mind kuulata minu kodulehelt www.uhkusuviste.com, myspace.com/uhkusuviste või siis raadiodes mängib minu maikuus väljatud singel See on nii hea. Ja seda saab ka YouTube'is kuulata, nii et need on praegused helinäited, mis ma olen teinud, et kõik on produtseeritud, enamik kirjutatud minu poolt lood. Aga äkki see on nii, et vaata, kui sa laulad enda kirjutatud lugusid, siis me ei teagi, milline see viis on, siis sa peadki viisi, aga kui sa laulad mingit võõrast lugu, siis äkki sa ei tea viisi. Nii küll, okei. Kas ma mõtlen? Mul üks lugu tegelikult vist on üleval kodulehel, mis ei ole minu kirjutatud. See on üks reharmonisatsioon või rearrangeering ühest jazz-standardist. Seal laulab 7 häält erinevat viisi. Et see kõlaks, nad peavad natuke piisi sama. Kuulake. Aitäh sulle!